Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Kus oled? Mõista mängu, naudi hetke. Nii, tere taas kõigile Sokkenet TV vaatajatele. Üks ühele olukorrad on meil tagasi ja seekord on minu üks ühele olukorra vastaseks mees, keda väljakul selles olukorras näha ei tahaks, aga siin laua taga küll Karol Mets, Eesti lõppenud hooajal kõige kõrgemal tasemel, kõige rohkem mänginud jalgpallur, nii et tere tulemast. Tervist. No enne kui me läheme mängu juurde, üks ühele olukorra juurde, siis tuleb teha sooja ja meil on sinule ka mõned soojendusküsimused. Esiteks klassikaline küsimus, kui sa ei oleks jalgpallur, kui sa ei tegeleks jalgpalliga, siis kus sa tänaseks oleksid, millega sa tegeleksid, mis sa arvad, kes sa oleksid? ma arvan, ma ei oska isegi öelda ausalt, ma arvan, ma midagi füüsilist peaksin tegema, et ma paigal ei püsi väga, isegi ma räägin 2 päeva puhkan ära, siis on juba energia tagasi ja selles mõttes midagi füüsilist, ma ei tea, ehitusel kuskil äkki siis midagi lihtsat, või mis lihtsat, aga midagi füüsilist. Sinu parim ja halvim iseloomuomadus, mis sa enda kohta ütleksid? Ma ütleks, halvim on kärsitus, et ma olen ajas muidugi väga palju kannatlikumaks muutunud, aga kannatamatus, et kui ma midagi tahan, siis ma pean selle saama ükskõik kuidas ja kohe. ja parim iseloomuomadus, ma arvan, et ma olen küllaltki lahke. No, rääksid ka natukene, et paar päeva puhkad, oled juba välja puhanud. Kuidas sinu puhkus sel aastal, sel suvel üldse välja nägi? St. Paulisse tulid ära, sellest ei ole nüüd väga palju möödas, eks ju, siin on juba koondisaken tulemas. Palju sa jõudsid üldse, kus jõudsid üldse, mida teha? Ja, et pärast hooaega, kui selgus, et me ei jää püsima, siis ma hakkasin kiirelt oma asju pakkima ja organiseerima kolimisautot nii-öelda ja nii edasi, et selles mõttes väga kiire 4 päeva oli peale hooaega veel, et saada kõik nagu korteri üle anda, see on ikkagi päris suur töö nii-öelda. Ja pärast seda siis läksime puhkama, et puhkasime Hispaanias palju päikest, mitte ühtegi pilve ja 0 tuult, et küllaltki mõnus koht, kus ennast täielikult nagu välja lülitada. Sa rääkisid ka kolimisautodest, ma saan aru, et sul siis enda nii-öelda üürilandjaga oli mingi selline eelteavitus ka tehtud, et kui me nüüd püsima jääme, siis ma võib-olla ei anna seda korterit üle, kui me nüüd välja kukume, siis anname, oli niimoodi? Täpselt nii oligi, et ma ütlesin omanikule, helistasin kuskil 6 aega ette, et mul oli korteri leping nii maikuu lõpuni, et selles mõttes 10 päeva siia-sinna, et 10 päeva lõpuks varem kolisin siis välja, et aga jah, ma helistasin talle ette, ütlesin, et kui ei jää püsima, siis toimub üleandmine siis, kui jääme püsima või kui tulevad ülemineku mängud, siis toimub üleandmine siin. Korteri omanik oli jalgpalliinimene, teadis, kellega on tegu ja elas niimoodi kaasa või oli selline täiesti suvaline inimene, kellel nagu sooja ega külma ei olnud St. Paulist? Ta ei olnud suur jalgpallifänn, aga ta sel hooajal oli mõnel mängul ikkagi kohal, nagu, et üldse Saksamaal naabruskonnas ja kohas, kus sa elad, väga raske on leida inimesi, kes ei tea jalgpallist midagi või kes ei ole jalgpalli kursis, et see kultuur on ikkagi väga teistsugune, nagu, et minu naabrid olid kõik näiteks HSV fännid, et aga selles mõttes sõbralikud, et keegi midagi ei ütle, soovivad ikkagi, et Hamburgi 2 klubi oleks Bundesliigas ja nii edasi, et iga kord, kui koridorist nägime, siis jutu jagus nagu. No praktiline küsimus, mis sa nende kolimisautodega kes tegid? Lasid oma kraami Eestisse tuua või jätsid kuskile nii-öelda lattu seisma, et vaatab kuhu edasi? Ei, Eestisse ikka, et teenus ongi selline, et paned Saksamaal peal ja Eestis on see asi kohal. No, räägime sellest hooaja lõpust ka natukene, sa ütlesid 4 päeva oli sellist veidrat olukorda. Milline see lõpp sinu jaoks nii-öelda selles suhtes välja nägi, et oli seal mingisugune koht, kus sa siis jätsid nii-öelda võistkonnakaaslastega hüvasti, oli seal mingisugune lõpu, ma ei tea, pidu olemine, kuidas see asi nii-öelda selles mõttes välja nägi? Selles suhtes pidu võib-olla natuke vale sõna, kui kukud välja, natukene on nukker ikka, eks ju, aga kuidas see täpselt kõik välja nägi? No viimane mäng, kui Vile käis, siis kõigepealt tuli väga palju emotsioone nagu lõi esile, et ma teadsin kohe, et see on mu viimane hetk siin väljakul mängijana, nagu, et ma teadsin, et ma ei jää sinna edasi, kui meeskond kukub alla, nagu, et meil oli spordidirektoriga selleks hetkeks räägitud, et kui me jääme püsima, siis teeme uue lepingu, kui ei jää püsima, siis klubi läheb edasi nii, nagu nad minna tahavad. Et minu jaoks oli see väga okei, ma ei surunud peale nagu kahepoolset lepingut ka, nagu,
et siis ma teadsin kohe, et see on minu jaoks, see on siin kõik, nüüd see on viimane mäng, sellepärast tulidki, nagu ma ütlesin, väga palju emotsioone esile, pärast mängu samamoodi riietusruumis väga pikalt istusime mängijatega, sellesama siis nii-öelda liidergrupi mängijatega väga pikalt istusime ja keegi nagu väga ei suutnud uskuda, et see nüüd ongi kõik, sest kõik said aru, et see riietusruum nagu muutub nagu märgatavalt, et need inimesed, kes siin olid, nagu see ei ole enam endine nii-öelda, et selles mõttes oligi väga palju emotsioone ja väga, väga, väga kurb nagu. No sa ütlesid ka, see otsus oli juba enne tehtud, et kui läheb nii, siis jätkad, kui läheb teistpidi, siis lahkud, et kas sa ise tundsid lihtsalt, et Bundesliga 2 ja sinna jäämine, see ei oleks nagu sinu tasemele väärt olnud või selgita natuke seda lahti, et miks otsus just selline tuli? Ei, ma arvan lihtsalt, ma olen karjääris sellises kohas, muidugi Bundesliga 2 ei ole absoluutselt nõrk tase, et see on, nagu ma ütlen, mõned mängud Bundesliga 2 on raskemad kui Bundesliga 1, et see liiga on täiesti, no see on brutaalne liiga, et väga, väga, väga raske liiga. Aga muidugi mitte, et ma nüüd oleks mingi, ma ei tea, Cristiano Ronaldo, et mina Bundesliga 2 ei mängi, et absoluutselt seda mitte nagu, et pigem lihtsalt ma nägin, et arvestades võib-olla, mis võimalusi mul võivad tekkida suvel vabaagendina, siis ma arvan, et targem oli nagu see teine Bundesliga hetkeks nagu jätta, et ma olen veendunud, et kui ma tahan nagu teises Bundesligas mängides, see võimalus mul endiselt eksisteerib, võib-olla mitte St. Pauli näol, aga mingite teiste väljundite näol, et kindlasti ma tahan seda võimalust endal hoida, aga see ei ole mu prioriteet. Prioriteet on siis mis? No ma ei taha päris kõike ka välja rääkida, et eks tuleb vaadata kõigepealt, millised on reaalsed pakkumised ja asjad laual ja siis nagu otsustada, et enne nagu mingid asju nagu välja rääkida ei oleks nagu aus ja ma nagu praegu olengi selles hetkes, kus ma lihtsalt ootan ja vaatan, millised variandid nagu üldse tekivad ja siis sellest lähtuvalt teen otsuse. Ma saan aru, et tegelikult sul süda on selles suhtes rahulik, et variante tuleb ja tuleb väärt pakkumisi, et on sul, ma ei tea, kodus selle Saksamaalt siia kollised laua peal paberid olemas juba, et pane ainult Excel alla? Jah, mõni paber on olemas selles mõttes, kuhu nii-öelda siis allkiri alla panna küll jah, aga eks see ongi niimoodi, et üleminekuaken on ju ka 3 kuud veel kestab, eks ole, et kas sa tahad esimese, teise või kolmanda asja peale kohe nagu ennast nagu ära müüa, et selles mõttes ma tahan ikkagi olla õnnelik, kui ma selle lepingu alla kirjutan ka, et see teeks mind õnnelikuks, et siis ma saan ka rahus tööd teha, et kui ma teen midagi, mida mu hing ei taha teha, siis ma nii-öelda müün ennast kuskil kohas maha, kus ma võib-olla isegi ei taha olla, et ma niimoodi vastu tahtmist midagi ära tegemise pärast lihtsalt ei tee. No, ma ei küsi konkreetse klubi või liiga kohta, aga mis see on, mida su hing praegusel hetkel tahab? Sealt 33 aastane oled Bundesligas mänginud, mis on see nii-öelda, kui sa ütleme, jätad kõik konkreetsed nimed, klubid, liigad kõrvale, mis on see, kus sa tahaksid jalgpalli edasi mängida või mis nii-öelda stiilis liigas? No ma ütlen, et minu jaoks peab leping olema nagu klubi peab olema korralik, stabiilne ja mingisuguseid finantsprobleeme ei tahaks oma karjääris sellises vanuses kogeda ja lisaks peab olema ka lepingu siis tasu mulle nagu vääriline või mida ma arvan, et ma võiksin nagu teenida, et kindlasti kõik need asjad kokku liites, eks neid klubisid ja liigasid on palju, kes on võimelised nagu seda tegema, et selles mõttes ma ei oska ühtegi liigas või klubi välja tuua. Saksamaa meedias räägiti MLS-ist, oleks see ka potentsiaalselt selline asi, mis sulle huvi pakuks Messi vastu mängida? No kindlasti, kas mitte ainult sellepärast Messi vastu mängida, vaid ma arvan, see terve liiga ja terve see kogemus ja elamus kokku panna, et seda kogeda nagu oleks kindlasti huvi, jah. No, tuleme tagasi St. Pauli juurde, see klubi jättis sulle selle 3,5 aasta jooksul vist ikka päris sügava jälje ja mitte ainult sellepärast, et sa said nendega Bundesligas mängida ja tippliigas oma karjääri esimeses tippliigas mängida, et see klubi tervikuna mulle tundub, et kõigile, kes seal mängivad, jätab sellise teistsuguse jälje natukene kui paljud teised klubid. No ma ütlen, esiteks Hamburgil endal on juba niisugune kuidagi eriline energia, et see linn on kuidagi väga, ma ei oskagi öelda nagu, väga, ma ei tea siis teistsuguse vaibiga või ma ei tea, kuidas paremini sõnastada, et seal on ülimõnus elada, sul on rohkem, kui sa vajad eluks 100 korda, sul on kõik võimalused olemas, sa oled Kesk-Euroopas nagu igale pool lennata on lihtne nagu, et see ongi nagu oma lokatsioonilt ja linnana ise nagu suurepärane koht, kus elada esiteks ja teiseks minul õnnestus seal, nagu ma ütlesingi, kohtuda ja mängida ja tegeleda just selle spetsiaalse grupi inimesega, kellega meil oligi väga hea keemia ja nii edasi,
et need asjad teevad minu jaoks selle nagu kõige erilisemaks, jah. No see St. Pauli fännid, see staadion, see kogu see melu, mis nendel mängudel oli, no, näitlikustada seda natukene palun, et kui suur see eestlaste huvi nende piletite vastu oli, sest me teame, seal ei olnud niimoodi, et sa lähed kohale ja piletikassast võtad endale 2 või 5 piletit, et seal oli ikkagi, need olid alati täismajad ja seal oli piletid ikka üliraske saada. Palju sulle tavaliselt või kõige rohkem suuremal hetkel neid soove kuskile Messengeri potsatas, et äkki saab? No ma ütlen ausalt, neid soove potsatas rohkem, kui ma jõudsin, kui ma isegi vastasin, et ma isegi vahest, ma ütlen ausalt, olin nii-öelda ebaviseks ja ei vastanud inimestel isegi, et sest et mul lihtsalt ei olnud võimalik nagu, ja mingil hetkel ma tundsin ka, et kohati see asi kasvab mul nagu üle pea, nagu, et ma ei jõua sellega tegeleda, siis mu elukaaslane võttiski nagu asja nagu rohkem enda kanda, et ma ütleks, keskmiselt oli igal mängul 10 eestlast, ma arvan. Ja palju sul piletid anti nii-öelda mängipiletid? 6. Ja rekordarvuna ma mäletan kunagi Bayern München kodus ma lubasin nagu veidi hüppasin nagu üle oma varju, et lubasin 15 eestlasele ja ma suutsin need 15 piletit ka kuidagi nagu kokku saada, et ma kraapisin need kuskilt trennikaaslaste käest kokku, aga see ei ole ka lihtne, sellisele mängule kõigil tahab keegi vaatama tulla, et ma ei tea, kuidas ma selle ära tegin, aga siis pärast seda ma otsustasin, et okei, et mingisuguse piiri peab kuhugi panema, et jah, aga ma ütleks keskmine kuskil siuke 10 inimest on, ma arvan, päris siuke adekvaatne keskmine igal mängule, mis on tegelikult nagu selles mõttes hullumeelne, et ma väga tänulik neile kõigile, kes tulid ja võtsid vaevaks. Ma arvan, et kõik said ka väga ägeda elamuse nii siis St. Paul linnaosaga tutvumise mõttes kui ka siis sellel, mis tribüünil toimus. Kelle käest kõige lihtsam neid piletid nii-öelda saada on? Kas need on need välismängijad, kes on kuskilt Austraaliast ja kaugelt, kel võib-olla nii palju lähedasi kohale ei lenda, või need kohalikud mängijad, kellel võib-olla lihtsalt see on nii tavaline, et iga nädalavahetus ongi mängijad? Kellelt kõige lihtsam neid piletid välja raputada oli? Ma ütlen ausalt, ma sain meeskonnas kõigiga nagu väga hästi läbi, et mul ei olnud kelleltki nagu, ma ei tea, ebamugav küsida või midagi sellist, et mul oli kõigiga väga siuke hea suhe ja sellepärast mul oligi, ma sain igalt mängijalt võisin väga vabalt küsida ja alati nagu, kui neil oli, siis nad nagu andsid ka, et ma ei oska kedagi välja tuua, kellelt kõige lihtsam oli, ma läksin järjest, hakkasin kohe vendi nagu ette võtma, et ma ei valin nagu see, kes hommikul esimesena vastu tuli, kohe küsisin, et kuule, et mis sa arvad, see nädalavahetusel pileteid on sul vaja või midagi sellist, et ja lõpuks ikkagi füsioterapeutilt küsisin ja nii edasi, et eks ma räägin, ma olin seal nii kaua, et mul tekkisid head suhted kõikide inimestega, et selles mõttes. Ja teinekord, kui juhtus nii, et mul kuidagi oli midagi üle kuskil, siis ma ikkagi andsin teistele ka ja nii edasi, et aga jah, keeruline oli see ja aga ikkagi lõpuks on see privileeg, et eestlased tulevad ja vaatavad, et selles mõttes väga, väga lahe. Olid need peamiselt ainult su enda sõbrad tuttavad või oli seal keegi, ma ei tea, ootamatu inimene ka, kes tuli, ma ei tea, kuskil mingisugune kuulsus kirjutab, et kuule, tere Karol, et mina siin, et tahan tulla või olid peamiselt sõbrad tuttavad? Ei olnud peamiselt sõbrad tuttavad, et oli ikkagi väga palju erinevaid Eesti inimesi, olid Eesti, ma ei tea, doktoreid käis vaatamas, jalgpallikohtunikke käis vaatamas, telesaadete juhte on käinud vaatamas, et ikkagi Eesti inimesed, keda kõik teised ka ikkagi teavad, et käisid ennast välja elamas ja jalgpalli vaatamas. See St. Pauli klubi, milline see ettekujutus sul enne sinna siirdumist sellest oli? Me teame, see on niisugune natukene radikaalsete või vasakpoolsete vaadetega klubi. Milline see ettekujutus oli ja milline see nii-öelda tegelikkus oli? Või siis milline sa seda praegu näed? Millised olid ootused, milline oli lõpuks reaalsus? No ma ütlen ausalt, ma ei teadnud mitte midagi. Ma teadsin, et see klubi on teises Bundesligas. Ma ei teadnud isegi, et Hamburgis on, siis ma sain teada. Et St. Pauli ei olegi kuskil mingi linn. Jah, et siis ma sain aru, on Hamburgis, teine nagu siis HSV linnarivaal. Ja ega ma rohkem suurt ei teadnudki. Ma ei teadnud, kuhu ma satun või millega ma ennast seon. Ma teadsin teine Bundesliga, et tugev liiga. Aga ma ei osanud nagu absoluutselt mitte midagi oodata. Nagu. Et lihtsalt ma läksingi nii-öelda selle flowga kaasa ja vaatasin, kuhu siis see asi nagu välja viib. Millised need kõige eredamad hetked selle 3,5 aasta jooksul sinuks olid? Nii positiivses kui negatiivses mõttes. Ma kujutan ette see suur vigastus, mis sind vahepeal räsis, sellest see vigastuse saamine ja sellest vigastusest tagasi tulemine kindlasti olid 2 nagu skaala tõesti erinevates otsades asja, aga millised hetked sa veel välja tooksid? No ma arvan, kui ma läksin ju, siis me soojenduseks võitsime ju 10 mängu järjest teises Bundesligas ja kordasime mingisugust rekordit või tegime mingisugust rekordit, ma täpselt ei teagi, et see oli nagu ulmeperiood, et võita liigas, ma mäletan, ma arvan, võitsime kõik mängud 1 väravaga ka, et see näitab selle liiga nagu sellist ühtsust,
et ma arvan, see 10 mängu järjest, mis me võitsime, siis kindlasti selle teise Bundesliga võit ja terve see hooaeg, kuidas me mängisime seal teises Bundesligas, et me olime küllaltki ikkagi domineeriv meeskond ja see mäng oli nii mängijale endale ka nii huvitavalt üles ehitatud, et selle sees oli nagu olla puhas nauding, et see oli selline kangutamine ja võitmine, vaid see oli nagu läbi täielikult nagu jalgpalli nautimise ja selle mängu nautimise võidetud nagu tiitel, et kindlasti see promotion day, et kui me siis nagu tõusime ja siis sellest järgimine nädalavahetus, kui me võitsime ka siis nii-öelda liiga veel, et oli jälle põhjust nagu tähistada, kõik olid väga rahul, et need 2 asja jäävad kindlasti meelde ja kindlasti esimene mäng Bundesligas jääb väga hästi meelde, esimene võit Bundesligas jääb väga hästi meelde, samamoodi esimene värav ja samamoodi see allakukkumine, et ma arvan, ma sain sellest Bundesligast ja St. Paulist kätte kõik, mida ma tahtsin ja rohkemgi veel. Tuleme selle hooaja lõpu juurde, sul olid siin natukene väiksed vigastused, kimbutsid 2 vooru enne lõppu, tuli ühel päeval järsku teada, et sul on vigastus, mis võib-olla jätab sind hooaja lõpuni kõrvale. Kas mul on õigus, ma kuskilt nagu Saksamaa meediast lugesin, et see tuli teada samal päeval, kui sul pidi olema mingisugune justkui pressiüritus või mingisugune kohtumine ajakirjanikega seal? Jaa, see on niimoodi, et kui sul on nädalas korra on siis see pressi nii-öelda, ma ei oska öelda, pressi round siis või kuidas sa ütled eesti keeles, pressi kokkutulek ja siis valitakse üks mängija, valiti mind nagu ajakirjanikud valivad ühe mängija, kelle nad tahavad ja siis nad küsitleda ja nii edasi, et siis valiti mind, aga kuna mul just samal päeval või päev enne tekkis vigastus, siis nad tavaliselt vigastatud mängijaid ei lase huntide ette. Ei lase sinna huntide ette jah, et nad arvavad võib-olla, et see vigastus mõjutab sind kuidagi mentaalselt samamoodi, et sa võib-olla annad vastuseid, mida sa võib-olla tavaolekus ei annaks, nagu, et siis välistatakse või elimineeritakse kõik riskid ja siis öeldi mulle lihtsalt, et Karol, sa ei lähe, et läheb keegi, kes on nagu terve nagu. No, kas natuke nagu klubi vist, ma ei tea, kas vassis, aga natuke vist varjas ka, et kui tõsine või mitte see vigastus on, sest alguses need signaalid, mis nagu meediast tulid, on see, et okei, hooaeg on ilmselt läbi, aga tegelikult sa viimase voorus ju olid täitsa pingi peal olemas juba ja vist ka valmis vajadusel sekkuma, eks ju? No tegelikult oli niimoodi, et ma mängisin 3 mängu juba, see Kölni mäng, kui ma olin värava, ma tundsin pärast 10 minutit, et tagarees käis mingisugune nagu šokk läbi, siis ma poolel mõtlesin, kas ma lähen ütlen või ei ütle nagu. Ja ma otsusin, et ma ei ütle midagi nagu, et vahet pole, kui läheb, siis hooaeg läbi, pole midagi teha, aga ma lähen mängin selle mängu lõpuni, et see on nagu ülioluline mäng. Ja pärast seda mängu siis ma tundsin tegelikult, et mul tagarees mingi probleem on, aga ma ei läinud ikkagi ütlema nagu. Ja mängisin veel Heidenheimi ja Mainzi ka nagu selle katkis tagareiega siis, et kuidagi moodi ma sain nagu sprintida ja asju teha, et see nagu otseselt nagu iga liigutusega mind ei seganud nagu, aga ikkagi ma tundsin, et ta on seal nagu, et see võtab mu fookust ja energiat ja siis ma lõpuks ise ütlesin, et kuulge, teeme pildi nagu, et ma arvan, mul on midagi viga nagu. Et kui ma ei oleks pilti küsinud, siis ma oleks edasi pannud, aga lihtsalt ma tundsin, et ma ei saa anda endast maksimumi. Ma mängisingi need Heidenheimi ja Mainzi mängud, mul väga kehvasti mängisin ka nagu, et siis ma sain aru, et okei, ma ei saa niimoodi 1,5 jalaga nagu edasi mängida, et siis me tegime pildi ja siis mul anti nädal aega pausi ja siis ma ütlesin, et okei, et proovime viimase mängul kas või pingil olla nagu, et kui vaja, siis tulen mängin ja kui ei ole vaja, siis ei mängi, et ta läkski paremaks selle, mis ma siis puhkusin kuskil 10 päeva äkki, või 7-8 päeva, midagi sellist, et ma siis selle Kölni, või vabandust, selle viimase mängu nädalal ka ma kohe alguses alustan nädalat, et ma alustasin kuskil seal nädala keskel trenni tegemist, et kuskil 10 päeva pausi mõjus väga hästi, et tundsin ennast okeilt ja siis leppisime kokku, et okei, olen siis pingil ja vajadusel, kui on vaja, siis sekkun. Kuidas sul praegu, oled sa nii-öelda täitsa ära taastunud sellest, on see selline vigastus, mis paari nädalaga saab täiesti korda või ta jääb ikkagi kuskile nii-öelda vinduma? Ei, ta ei jää vinduma, et see on lihasvigastus ja see ikkagi paraneb ära, et minu prognoos oli 3-4 nädalat ja tänaseks on sellest möödas, kui me nüüd jätame selle viimase mängu välja, siis kuskil ma ei tea, 3 nädalat ongi möödas juba. Või midagi sellist, või on juba 4, et ma ei teagi. Enam-vähem seal kuskil piiri peal ta hetkel on. No, mõned võib-olla kriitikud küsivad, et kas sa siis ometi ei õpi, et see 100 koondise mäng, mis sul oli samamoodi, et tundsid midagi ja punnisid ikka lõpuni ja pärast oli ju väga pikk vigastuspaus, et kas, tegelikult see on vist jalgpalluri jaoks ju pigem tavaline, et sellised väiksed asjad, ma ei tea, jäetakse enda teada või mängitakse läbi valu, et kuidas sa nagu selles mõttes
tundsid, et oli see selline asi, kus sa tundsid, et okei, et kui midagi läheb, siis see ei ole mingisugune suur vigastus, tagareis on vist selline vigastus, mis on selline tööõnnetus vahel, et vahel ikka tuleb ette. No minul see tagareja vigastus oli küllaltki nagu halva koha peal, et tegelikult see risk oli selline, et kui sa oma lihasse siis kõõluse küljest lahti rebestad, et siis on ikkagi nagu suur pahandus, et siis on võib-olla vaja isegi nagu kirurgilist sekkumist, aga ikkagi ma rääkisin Kaspar Rõivassepaga ka, tema ütles ka, et tema näeb, et see vigastus on nagu kõõluse lähedal, aga ta ei näe, et sa võiksid selle kõõluse küljest nagu kuidagi lahti rebestada, et seda ohtu tema pigem välistas ja siis see andis mulle nagu kindlus, et okei, kui ma tõmban ära, siis on vahet ei ole, kas on 3 või 6 nädalat, et siis läheme nagu edasi. Aga lihtsalt ma ei saanud väljakul anda endast nagu parimat ja sellepärast ma pidin ütlema nagu aus olema teiste ja meeskonna vastu, meil ikkagi oli veel nagu šanss jääda nagu püsima, et ma ei saa neid mänge kaasa teha, et ma ei oleks meeskonnal olnud nagu 100% nagu kasulik. Nendes viimastest mängudest sai lõpuks püssi paukuma ka üks mees, kes tuli ju otse Eesti Premier Liigast Paide linnameeskonnast, tuli Siisei. Kuidas sul temaga tekkis nagu mingisugune eriline suhe ka, et mees tuleb Eestist, sina oled ka Eestist, et või oli ta nii-öelda meeskonnakaaslane nagu iga teine? Ei, ikkagi tekkis eriline suhe muidugi, et ta on ise väga tore kutt selles mõttes, et ta nagu ülipositiivne, ülisõbralik ja nagu kogu aeg ta naerab, et tema lähedal on nagu alati siuke positiivne energia, et ükskõik kui halvasti või hästi tal trennis läheb, siis ta alati naerab ja on nagu positiivne, et ta on ise nagu siuke hästi lahe inimene, et ja meil tekkis väga hea suhe, et ta kirjutas mulle väga ilusa sõnumi, kui ma paar päeva hiljem, kui ma siis olin teatavaks teinud, et ma lahkun nagu, et selles mõttes meil oli tore aeg ja mul on tema üle hea meel, et ta lõpus niimoodi hakkas nagu, leidis nagu väravasoon üles. Rääkis mingeid ägedaid lugusid ka Eestist? Ei, selles mõttes talle väga meeldis, et nad elasid siin poistega koos ja Tallinn talle väga meeldib, et kui ma ei eksi, siis isegi suvel äkki ta peaks Tallinnasse jõudma, et tal on sõbrad siin, mängivad Paides ja neil Eestis väga nagu meeldis, et ta tuleb tagasi, ma arvan, siia. No, sama küsimus või samal teemal võib-olla jätkates sinu osas, et see 33-aastane karjääri nii-öelda viimane faas on veel ees. Kas sa näed mingil hetkel, et sa tuled ka Eestisse veel nii-öelda karjääri lõpetama ühel hetkel? Või on see mingisugune asi, mis sa pigem tahaksid välismaal teha? See on hea küsimus, ma ei olegi selle peale tegelikult mõelnud, või ma olen selle peale veidi mõelnud, aga ma olen nagu süvitsi läinud, et ma ei oska praegu öelda ausalt. See on raske küsimus, et see kõik oleneb sellest, kui palju mul on sel hetkel, kui see otsustamise koht on armastust jalgpalli vastu, et ma pigem arvan, et mul on seda veel väga palju ja väga kauaks, nii et see tõenäosus, et ma Eestis mängin, on nagu olemas, et mul tõesti jalgpalli vastu huvi ei ole kuskile kadunud, see on uskumatu, et ma mängin vahest trennis, olen nagu 17-aastane endiselt, et see on, ma ei tea, kuidas see võimalik on, et lihtsalt keha tahab kauem taastumiseks aega kui varem, aga ma ei oska selle küsimusele vastata, kas jah või ei, ma pigem arvan, et ma mängin veel Eestis ka, aga ma ei julge seda garanteerida. See armastus jalgpalli vastu, kas tähendab seda, et sa jalgpalliga ikkagi tahad seotuks jääda ka pärast seda, kui sul mängikarjäär ühel hetkel kaugus tulevikus peaks lõppema? Ma arvan, see on veel raskem küsimus, et selles mõttes sa terve elu seda teinud, selles mõttes, et sa nagu need nädalavahetused ja tavaelu mingisugused asjad on jäänud nagu täielikult vahele ja elamata, et võib-olla ma ei oskagi ilma jalgpallilt elada, et võib-olla ma pean seda kõigepealt enne kogema, näiteks, ma ei tea, olema pool aastat jalgpallist nagu väljas, et aru saada, kui väga ma tahan seal sees olla või midagi sellist, et ma praegu ei oska hinnata, kas ma tahan jalgpalli juurde jääda pärast ka karjääri, et need on väga rasked küsimused. No, lähme siis mõne kergema küsimuse juurde võib-olla. Sul on päris mitu tiimikaasast ka seal nii-öelda platsi peal sinu ümber, Nikola Vassil sealt väravast, Metcalf ja Jackson Irvine keskväljalt, Erik Schmidt kaitseliinist, kes ju sõidavad nüüd MM-ile finaalturniirile mängima, et kellel sealt kõige rohkem pöialt hoiad või kuidas sa neid vaatad samal ajal, olles neid iga päev trennis näinud, nemad mängivad MM-il, mis tunde see tekitab? No, sa oled ka järelikult, oled ju selle taseme mees, on ju? Et ma ei oskagi öelda, ausalt öeldes, et mul on lihtsalt hea meel, et nad said nomineeritud ja ma loodan, et kõik saavad ka mängida, et Jacksonil peaks olema see 3. MM, et Austraalia mängijale 3. MM-ile minna, et see on ikkagi väga suur saavutus, et ma lihtsalt loodan, et neil läheb hästi, nad mängivad ja mul on äge vaadata oma siis sõpru
sõpru ja väga häid sõpru, kes siis hakkavad seal toimetama, et ma loodan, et mängud on lihtsalt sellistel aegadel, kus ma olen võimeline neid vaatama ka, et ma ei pea siin vara hommikul või hilisõhtul täitsa hilja nagu neid vaatama, et ma loodan lihtsalt mänguajad klapivad ja ma loodan, et neil läheb nagu hästi. Jacksonist ka natukene, ta tundub nagu selline mingis mõttes St. Pauli siuke vapiloom, et see väljanägemine, kogu see olek ja see on nagu ehtne siuke St. Pauli mees tundub. Ja me ütlemegi, et Jackson mängib elu lõpuni St. Paulis kindlasti, et ta on nagu kinnas kätte, et ta sobib sinna ideaalselt, ta nagu sulab sinna massi sisse, ta elab St. Pauli linnaosas, mis on väga siuke, kuidas ma ütlen, väga kirju ja väga nagu, kuidas ma ütlen siis, vabameelne, aga pisi ka, seal toimub nagu väga palju asju, et sul ei ole niimoodi, et sa teed akna lahti ja sul on linnud laulavad, et sul käib ikka tänavatel kogu aeg möll, et tema elab seal kõik selle möllu sees, et ta sobib sinna väga hästi, talle meeldib see ja ma arvan küll, et ta on meie nii-öelda täielikult nägu, jah. Kui palju sa ise seda melu nii-öelda seal linnaosas just nautida said, et see ikkagi seal linnaosas on niimoodi, et kui sa kõnnid ju tänaval, sind tuntakse ju kohe ära, on ju? No oleneb ikkagi, eks tuntakse ära ikkagi, seal on palju turiste ka nagu, et ikkagi inimesed tulevad mujalt ka sinna, et ei ole niimoodi sakslased ja St. Pauli fännid on seal, aga tuntakse ära, jah, kui sa sinna lähed, aga üldiselt, kui sa võidad või ma ei tea, mäng läheb hästi või midagi sellist, et siis sa võid teha, mida sa tahad, et keegi sulle piire ette ei pane nii klubist kui ka siis fännide poolt, et pigem on niimoodi, et kui sa lähed kuhugi ja fänn su ära tunneb, siis ta tahab sul terve õhtu nagu välja teha just, et läks mõnikord niimoodi ka? Ma lihtsalt ise olen keeldunud viisakalt, aga sa pead ennast nagu peale suruvalt keeldumas, et aru saaks, et seda proovi sulle midagi tuua on nagu õhtu jooksul võib-olla 10 korda, et lihtsalt kogu ütleme ei, nagu palun. Et selles mõttes, aga ei, see linnaos on tore ja kui sa tahad ennast välja elada, siis muidugi ma olen seal käinud ja neid seda melu seal nautinud. Mõni tore lugu ka mõne fänniga, kes seda eid ikkagi ei võtnudki kuulda? Ei ole, sest ma olen kõik suutnud ilusti viisakalt niimoodi ära manageerida, et ega seda ei ole niimoodi ka, et iga kord, kui ma seal käinud olen, et siis on mingisugune sagimine, et seda tuleb pigem lihtsalt tuntakse ära, võib-olla öeldakse midagi, hea mäng või mida iganes ja nemad lähevad eluga edasi ja mina lähen nagu oma pundiga eluga edasi, et sükast nagu häirivat situatsiooni mul ei olegi, et inimesed on küllaltki mõistvad nagu. Kuidas Eestis on sellega? Nii palju, kui sa Eestis oled ringi käinud, on palju sellist järelevaatamist või on jalgpallur, Eesti koondise jalgpallur ikkagi niivõrd anonüümne, et ta saab rahulikult, ma ei tea, Kristiine keskus käia niimoodi, et keegi ei tule juurde? Eestlane pigem ei tule juurde nagu, et pigem saad aru, et keegi kuskilt võib-olla tunneb ära, jah, just, et keegi tunneb ära võib-olla, et kes jalgpalli ja sporti jälgib, et aga midagi sellist nagu Saksamaal vahest on niimoodi, sa tellid lihaletis liha, siis isa tuleb pojaga nagu ja need sükust asja ei ole, et Eestis on kõik väga rahulik. Aitäh sulle, Karol, et sa siia tulid meile üks ühele olukorda ja edu sulle siis uue klubi otsinguil või valimisel, kumba pidi tulekski öelda, ja loodame, et siis need uued mälestused, uued jalgpallielamused saavad olema vähemalt sama vägevad, kuigi latt on vist päris kõrgele seatud. Ma arvan, latt on päris kõrgele seatud ja aga loodame, et parim on veel ees, et kunagi ei tea. Nii, selline oli tänane saade, aitäh kõigile, kes vaatasid, kuulasid ja oleme tagasi juba siis, kui oleme tagasi. Veel ei tea millal.